armu ja rahu, kallid vennad ja õed. Et ma mõtlesingi, kuidas ma täna alustan, seepärast neid kirjakohti, mis ma pärast kasutan, alustuseks ei sobinudki kasutada, aga vaatasime täna hommikul Toivo Teekli jutustust ja sealt tuli kirjakoht. Neetud olgu, kes issanda tööd teeb loiult ja neetud olgu, kes hoiab oma mõõga verest eemal. See on Jeremiia 48:10 kirjas. Toivo Teekel tõlgendas seda nii, et neetud olgu see, kes takistab Jumala sõna levitamist. Me ei soovi seda ja loeme siis, mida täna sõna meile ütelda võib. See mõtted, mis mul siin täna kirjas on, need olid tegelikult mul juba siin ikka päris pikalt kirjas, aga iga kord, kui ma seda tulin rääkima, andis Jumal mingi uue mõtte, mis ma pidin ette kandma. Aga täna oli vastupidi. Ma olin valmistunud juba millestki muust rääkima, kui Jumal tuletas mulle selle meelde ja pani mind sellest rääkima. Ja see on selline jutt, mis meid ka kõiki puudutab, et kas koguduse liikmel on kohustusi ja kui on, siis millised need peaksid olema. Meie praeguses individualistlikus ja tarbimiskeskses kultuuris on juba ainuüksi mõte, et koguduse liikmetel on vastutus mõnele kristlasele suur üllatus ja hämmastus. Aga rääkides üldse kuulumisest kuskile või millessegi või mingi gruppi või mingi ühingusse, siis saab see mõte tegelikult selgemaks. Näiteks keskkoolis, kui meil olid võistlused, ja mind pandi kirja, et ma hakkan esindama võrkpallivõistkonda keskkoolis, siis tundsin ma tõesti hea meelt, et mind valiti ja kutsuti kuskile. Aga see oli tegelikult ainult algus. See oli ainult see linnuke, kuhu minu nime taha see tuli. Tegelikult ju see töö algas. Ma pidin treenima, ma pidin palju vabat aega loovutama selle jaoks. Me pidime selliseid asju tegema, mis mulle ei meeldinud. Me pidime 10 kilomeetrit jooksma, 20 kilomeetrit jooksma. See ei olnud lihtne, aga võistlustel, kui esindada alguses kooli, siis rajooni, see kõik tegelikult pärast võistlustest tasus ennast ära. Aga see on samamoodi, vastutus on meil ka koguduses. Ja kuidas siis seda vastutust ja liikmelisust siis ühendada? Sest need ei saa olla ilma teiseta. Kus iganes on olemas juba kindel inimrühm, kannavad need inimesed paratamatult vastutust juba ainuüksi gruppi kuulumise tõttu. Millised siis võivad olla meie kohustused? See, kuidas me sellele küsimusele vastame, sõltub sellest, kuidas me sõnastame sõna kogudus. Kohalik kogudus ei ole hoone ega koht. Internetist leidsin ühelt pastorilt väga tõese vastuse, mis on kogudus. Tsiteerin. Kogudus on Jumala rahvas. Täpsemalt öeldes on kohalik kogudus uuesti sündinud, vaimuga täidetud inimesed, kes kogunevad regulaarselt issanda Jeesuse nimel ja Jumala sõna autoriteedi all, et kuulutada tõelist evangeeliumi ja kinnitada üksteise kodakondsust Jumala riigis talituste kaudu. See sõnastus on pisut keeruline, kuid see näitab meile 2 olulist asja koguduse ja selle liikmeskonna kohta. Kogudusel on ainulaadne identiteet ja kogudusel on ainulaadne autoriteet. Kogudus peaks olema koosnema ideaalis uuesti sündinud ja vaimuga täidetud inimestest. Sest meile on antud uus identiteet. Me ei ole enam vaimselt surnud, vaid me oleme Kristuses elavaks tehtud. Me oleme uus loodu, kellel on antestatud nende senini tehtud patud ja kes on lapsendatud Jumala poegadeks ja tütardeks. 2 Korintlase 5:17. Kõik koguduse liikmed kannavad vastutust saada selleks, kes nad juba Kristuses on, käies evangeeliumi vääriliselt. Efeslaste 4:1 ütleb, mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud. Olemine viib tegutsemiseni. Teisisõnu, Uue Testamendi käsklused tulevad evangeeliumi näidistest. Jumal on usaldanud kohalikele kogudustele ka volituse langetada otsuseid maa peal taevariigi nimel.
Matteuse 18 ütleb, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes kinni seote maa peal, on seotud kinni ka taevas ja mida iganes te lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas. Kohalikud kogudused on Jumala kuningriigi saatkonnad. Ristimise, issanda õhtu söömaaja ja ka distsiplinaarkaristuse kaudu on kohalikul kogudusel volitus kinnitada või hukka mõista kellegi kodakondsust Jumala kuningriigis. See vastutus langeb koguduse liikmetele, mitte ainult koguduse juhatajatele, vanematele. See on 1. Timoteuse 5:19. Pühakiri ütleb, sa ei tohi kinni siduda pahmast tallava hälja suud ja tööline on oma väärt oma palka. Vanema vastu tõstetud kaebust ära võtta muidu kuulda, kui on 2 või 3 tunnistajat. Aga kui see töötegija ehk vanem patustab, siis tuleb teda noomida kõikide ees, et ka teised hakkaksid kartma. Nii, aga mis on siis kohustused? Kui kõige esimene kohustus, mis koguduse liikmetel on, et kogunege kokku. Kui koguduse liikmed ei kogune kokku, siis pole kogudust. Heebrelastes kirjutatud kirja autor käskis oma lugejatel mitte unustada kogunemist, Heebrealaste 10:25. Iga koguduse liige peaks seadma esikohale issanda päeva jumalateenistuse koos Jumala rahvaga. Teiseks, kaitske evangeeliumi. Evangeeliumile truuduse tagamine ei ole ainult pastorite kohustus. Iga koguduse liige vastutab evangeeliumi toetamise ja kinnitamise eest. Kui apostel Paulus kirjutas Galaatia kogudusele, noomis ta kogudusi, mitte vanemaid, pöördumise eest teistsuguse evangeeliumi poole. Galaatlaste 1:2-6. Ta pidas kogudust vastutavaks selle eest, et see lubab eksitusel sisse hiilida ja evangeeliumit moonutada. On tõsi, et iga liige ei suuda kogu piibli teoloogia keerukust omandada, kuid iga liige peaks suutma evangeeliumi sisu sõnastada ja kaitsta. Apostlid eeldasid, et iga usklik saab Kristuses küpseks, mis võimaldab neil eristada õiget ja valet õpetust. Efeslaste 4:13-14. Kuni me kõik jõuame usu ja Jumala poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda, et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetuse tuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada. Filiplaste 1:9-10 ütleb, ja ma palvetan, et teie armastus üha enam ja enam kasvaks tunnetuses ja kõiksuguses kogemises olulise kindlaks määramiseks, et te oleksite puhtad ja laitmatud Kristuse päevani. Ja lisaks veel 1. Johannese 4:1-6, meie oleme Jumalast, kes on Jumala ära tundnud, see kuuleb meid, kes ei ole Jumalast, ei kuula meid. Sellest me tunneme ära tõevaimu ja eksituse vaimu. Praktilisel tasandil tähendab evangeeliumi kaitsmine seda, et koguduse liikmed peaksid teadma ja mõistma oma koguduse usutunnistust. Iga koguduse liige vastutab selle eest, et tema koguduse õpetus oleks kooskõlas kristliku usutunnistusega. Koguduse liikmed, kes selle vastutuse võtavad, näevad oma isiklikku piibli uurimist enama kui isikliku pühendumise ja ülesehituse teona. See on ka piibellik, et ma uurin piiblit, et aidata oma kogudusel säilitada õpetuslikku truudust. Kui iga liige võtab endale vastutuse evangeeliumit kaitsta, saab sellest kasu kogu kogudus. Koos küpsevad nad tões ja ehitavad ennast üles Jumala poja tundmises. See on Efeslaste 4:13. Kogudus on veel ülesanne määrata oma kiriku liikmeskond. Koguduse liikmed vastutavad liikmete vastuvõtmise ja lahkumise eest. Jeesus käskis kogudusel pidada meelt parandamatut venda paganaks ja maksukogujaks, kuna ta keeldub allumast koguduse võimule. See on kirjas Matteuse 18:15-17. Aga kui ta on neile sõnakuulmatu, siis ütle kogudusele. Aga kui ta isegi koguduse sõna ei kuula, siis olgu ta sulle nagu pagan ja tölner. 1. Korintlaste 5 noomis apostel Paulus Korintuse kogudust kurjuse sallimise eest oma keskel. Kui nad kogunesid kogudusena issanda Jeesuse nimel, pidid nad ebamoraalse mehe loovutama saatanale liha hävitamiseks.
Koguduse liikmed vastutavad koos oma liikmeskonna määratlemise eest. Uusi liikmeid vastutades ristimise või teiste kogudusest üleviimise kaudu ütleb kohalik kogudus teda jälgivale maailmale: see inimene on Jumala riigi kodanik. Issanda laua taga regulaarselt osadust pidades saavad liikmed osa koguduse liikmeks olemise jätkuvast märgist, kinnitades samal ajal üksteise staatust uue lepingu liikmetena. Kui on pahad juhtumid ehk distsiplinaarjuhtumid korral, tunnistab kogudus sisuliselt, et nad ei tunnista enam patustanud ja kahetsust mitte omavat isikut Kristuse kuningriigi kodanikuks ja tema ihuliikmeteks. See on Mattuse 18:15-20. Pastorid ei oma sellist autoriteeti üksi. Kogu kogudus peab tegema selliseid otsuseid Kristusele kuuletudes, koguduse puhtuse nimel ja oma evangeeliumi tunnistuse säilitamiseks langenud maailmas. Me koguduse liikmetena ei tohi sallida valeõpetust viljelevat, ebajumala teenimist või ebamoraalset ehk liiderlikku eluviisi omavat isikut enda koguduses, kui ta ei soovi meelt parandada ja patust loobuda. Ja lisan juurde ühe oma mõtte. Minu arvates on patu sallimine koguduses patu tegemine Jeesuse Kristuse ihu sees. See on nüüd minu arvamus. Mis saab kogudus veel koos teha? Kogudus saab armastada koos. Sellest tunnevad kõik ära, et te olete minu jüngrid, kui teil on armastus üksteise vastu. See on Johannese 13:35. Väita, et koguduse liikmed vastutavad üksteise armastamise eest, on peaaegu sama, mis öelda lindudele, et neil on kohustus lennata. Kiindumus Jumala rahva vastu määratleb meie uue identiteedi Kristuses. Uues testamendis on armastus agape ehk käega katsutav, aktiivne ja väljendub teenimise kaudu. Iga koguduse liige vastutab Uue Testamendi 11 käsitlevate lõikude täitmise eest. Ja mis on see armastus? Palun, Piibel ütleb nii. Me ei ole kiriku ühtsuse suhtes passiivseid, vaid oleme innukad säilitama ja edendama ühtsuse vaimu rahusidemetes. Efeslaste 4:3 oli see. Me ei jäta eksinud liikmeid maha, vaid me püüame neid nende hüvanguks otsida. See on Mattuse 18:10-14. Me suhtume palvesse tõsiselt. See on kirjas Thessalonikaste 5:16. Me kanname üksteise koormaid. See on Galatlaste 6:2. Me oleme külalislahked. Roomlaste 12:13. Me seame teiste huvid enda omadest ettepoole. See on kirjas Filiplaste 2:4. Ja me püüame arendada sisukaid suhteid. Selline teenimine ei ole mõeldud ainult pastoritele. Uus testament ütleb Efeslaste 4:10. Jeesus on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks. Järgmine punkt. Ma jätaks isiklikult selle vahele. Aga kuna ta on siin kirjas, siis ma pean lugema. Alistuge oma vanematele. Hebrealaste 13:17 manitseb kristlasi kuuletuma oma juhtidele ja neile alistuma. Vanemad on Kristuse kingitus oma kogudusele. Nad on iseloomuga mehed, kellel on annet õpetada ja rakendada pühakirja. See on kirjas 1. Timoteuse 3:1-7. Koguduse liikmed vastutavad Jeesusele kuuletumise eest, halludes oma vanematele, sest vanemad valvavad nende hingi kui need, kes annavad nende eest ka aru. See on Hebrealaste 13:17. Ilmselgelt ei tohiks koguduse liikmed oma vanemaid pimesi järgida, kuid niivõrd, kuivõrd vanemad õpetavad pühakirja ja juhivad kogudust Piibli järgi, peaksid koguduse liikmed alluma nende tarkustele, nõuannetele ja juhistele. Järgmine punkt on evangeliseerige kadunuid. Suur missionikäsk on iga kristlase, mitte ainult pastorite ja rahvusvaheliste missionäride jaoks. Jeesus on andnud igale koguduse liikmele ülesandeks teha jüngreid, Matteuse 28:18. Jumalaga lepitatud rahvana on meil kohustus kuulutada lepitussõnumit inimestele, kes on Kristusest eraldatud, ilma Jumalata ja ilma lootuseta maailmas. Kogudus on kuninglik preesterkond, kelle ülesandeks on vahendada Jumala autoriteetset kuulutust inimkollane. See on 1. Peetruse 2:9.
Me kuulutame oma avalikel koosolekutel Jumala valitsust Kristuses ja hajume laiali, et kuuluta seda sama tõde kadunud maailmale. Kristus on kuningas, parandage meelt ja uskuge temasse. See on sõnum, mida me peame kuulutama. Koguduse liikmete kohustused on ka see, et liituge meeskonnaga. Ükski sportlane ei liitu meeskonnaga lootuses iga treeningu ja mängu ajal kõrvalt vaadata. Koguduse liikmelisus on palju olulisem kui meeskonnaspordis osalemine, kuid kahjuks on individualism, tarbimine, kergemeelne uskumine jätnud paljud koguduse liikmed tahtlikult või tahtmatult kõrvale. Kui sa oled koguduse liige, siis ära lepi pingiga. Jeesus kutsub meid kõiki üles tõusma ja tööle astuma. Mitte lammutama, vaid üles ehitama, mitte maha tegema, vaid aitama. Ja ma lõpetan, nagu Paulus Efeslaste kirja lõpetas, rahu vendadele ja õdedele ja armastust koos usuga Jumalalt, Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Arm olgu nende kõikidega, kes armastavad meie Issand Jeesust Kristusest kadumatuses. Amen.